kuidas sul läheb? Mul on hea meel teiega kohtuda. Seekord on teemaks LUNASTUSC ajalugu 8. sari. TORVIKULEPINGUTAITUMINNI 10 NUTKU, VALJSOIT ja KANANISSSISSSOIT. Jumala haldamise valguses LUNASTUSC ajaloos. Autor on Abraham Park. Eessõna. Rohelised võrsed trükivad läbi talve külmunud maa ja kevad ärgab ellu täies õies asalejate ja forsüütjatega. Looskav suvepäike muudab maailma lopsakaks roheliseks oaasiks. Sügis aga värvib põllud kuldsede lainedega ja mäed erkpunase lehestikuga. Seejärel, kui viimased lehed ükshaaval langevad, saabub talv teravate tuulde ja valge lumevaibaga. Muudes maa külmunud vaiguseks. Kevade, suve, sügise ja talve lõputud tsükkel tundub nagu peegeldus pidevalt muutuvatest ja arenevatest aastaaegatest meie endi elus. Teisme- ja 20. eluaastates elasin läbi Jaapani koloniaalajastu, kohtasin Korea sõjalahingutes lugematuid elu- ja surmahetki ning kogesin sõjajärgsede aastate nälga ja raskusi. Need päevad tunduvad olevat alles eile, aga siin ma nüüd olen, elu hämaruses, lähenemas 90-ndale. Kõigele sellele mõeldes ei saa ma muud kui tunda alandlikkust elu lühituse ja hapruse ees. Koguja raamatu autori sõnad kõnetavad mind sügavalt. Ma olen näinud kõiki tegusid, mis päikese all tehakse, ja vaata, kõik on tühi töö ja tuule ahistamine. Koguja 1:14. Usuinimestel on aga loodust, sest Jeesus andis meile igavese elu ja taevase pärandi kingituse. Ainult Jeesus, kes valas oma vere ristil meie eest ja viis lõpule lunastustöö, on meie elav loodus, 1. Peetruse 1:3 ja meie loodus auhiilgusele, Kolosslastele 1:27. Lunastuse ajalugu on juurdunud Jumala igavestes määrustes, mis määrati enne maailma rajamist. See on kogu see langenud inimkonna päästmise ajalugu Jeesus Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu, nagu Jumal on määranud. Jumala lunastustöö edenes lakkamatult vaadamata inimkonna mässule ja uskmatusele ning saatana takistustele. Jumala lepingud ja nende täitumine sidusid pidevalt tema päästetööd ajastust ajastusse. Igal ajastul uuendatud lepingud said lunastustöö struktuuriliseks raamistikuks. Jumal sõlmis palju lepinguid, sealhulgas naise seemne lubatuse Eeteni aias, Noa lepingu, Abrahami lepingu. Lepingu Iisakiga, lepingu Jaakobiga, Siinai lepingu, Moabi lepingu, preestrilepingu, Taaveti lepingu, soolalepingu, uue lepingu Jeremiaga ja lepingu Hesegeliga. Kõigist lepingutest on esimene, Moosese raamatu 15. peatükis kirjeldatud tõrviku leping lunastustöö selgrooks. Kirjutasin tõrviku lepingust ja selle täitumisest lunastusajaloo sarja teises köides, tõrviku leping. Unustatud kohtumine väljarände ja kõnnumaa teekonna ajaloos. Siiski kahetsesin, et piiratud ruum tagistas mul teemat üksikasjalikumalt käsitlemast. Olen tänulik võimaluse eest ümber korraldada ja täiendada tõrviku lepingu sisu sarja 8. köites, tõrviku lepingu täitumine. Seda raamatut võib pidada järjeks teosele, tõrviku leping. Unustatud kohtumine väljarände ja kõnnumaa teekonna ajaloos, kus käsitletakse lähemalt 10 nuhtlust ja väljarännet, elu kõrpes ja Kaananisse sisenemise täitumist, kõik maa vaatenurgast. Kuigi pühakiri jutustab teekonnast, mis algas väljarändamisega esimese kuu 15. päeva öösel aastal 1446 enne Kristust, juudi ajaarvestusmeetod,
kuni Iisraeli saabumiseni Siinai kõrbesse 3. kuu 1. päeval, põhineb Hebrea tekstis 2. Moosese 19:1 jäid täpsed kuupäevad ja sündmused igas paigas ebaselgeks. Kuid Jumala suveräänse armu töö kaudu on need detailid selles raamatus selgelt korraldatud. Kui lugejad vaatavad enne selle raamatu lugemist üle lunastuse ajaloo sarja 2. ja 7. köite, tõrvikuleping. Unustatud kohtumine väljarände ja Kõnnumaa teekonna ajaloos ja igavene leping kõigile põlvkondadele, 10 käsku, avanevad nende vaimsed silmad nägema Jumala lubatuste eksimatut täitumist. Nad on kindlasti veendunud Jumala suveräänse armu võitus. Jumal juhtis 400 aastat orjuses olnud iisraellased Egiptusest välja, et täita tõrvikuleping. Neil tundus võimaduna saada vabanemist Egiptuse rõhumisest, mis oli tol ajal kõige võimsam rahvas. Kuid Jumal tegi imetegusid ja tunnustähti 10 nuhtlusega, et sundida Vaarao ja egiptlased alistuma. Et ta saaks täida tõrvikulepingu. See kõigeväeline issand Jumal, kes kuulutas Egiptusele 10 nuhtlust, on lepingu igavene Jumal, kes tegutseb meie sees ja meie eludes täna. Isegi sel ajastul võidab Jumal kõik kurjuse jõud, nii suured kui Egiptus ja Vaarao. Tema suur vägi kaitseb endiselt oma rahvast. Jumal, kes kuulutas Egiptusele 10 nuhtlust, teeb ka elavaid imesid. Et päästa oma pühakud selle maailma ülekohtust ja rõhumisest. Selle maailma lõpus mõistab Jumal, kes mõistis kohud Egiptuse jumalade üle, kohud ka selle maailma jumalade üle, sealhulgas materialismi, ahnuse, humanismi ja sünkretismi üle. Püütes mõista 10 nuhtluse ajastust, pöördusin paljude lugupeetud teoloogide tööde poole. Kuigi leidsin läbimõeldud arusaamu, ei andnud ükski neist lõplikku vastust, vaid ainult hinnangud, mis viitasid sellele, et nuhtlused kestsid mitu kuud. Jumala armulise juhatuse ja püha vaimu valguse abil juhatati mind piiblit sügavuti uurima. Selle protsessi käigus suutsin koostada 10 nuhtluse ajajoone. Sealhulgas esimesest viimaseni täpsed kuupäevad. Olen sügavalt alandlik ja sügavalt tänulik, et Jumal oma targuses kasutas kedagi nii nõrga ja vääritud nagu mina oma eesmärgi saavutamiseks. Minu elu on iseloomustanud pitevad katsumused, pisarad ja sügava valu hetked. Olen silmitsi seisnud teiste arusaamatuste, laimu ja häbiga, mis kohati tundus talumatu. Ometi kasutas Jumal oma halastuses neid raskusi, et mind oma sõnale lähemale tõmmata. Palve ja visaduse kaudu ilmutas ta mulle oma tõde. Pühakirjaga maadledes oli mul õnnistus juua sügavalt Jumala elava vee allikast ja kogeda tema õigeaegse vaimse vihma roomu. Kogu oma elu on mind võimsalt puututanud psalmi 84, 6 lubatus. Kui nad lähevad läbi Peka oru, teevad nad selle allikaks, varajane vihm katab selle õnnistustega. Mida rohkem aega ma Jumala sõnas veetsin, seda lugedes ja uurides. Seda täis mind oli kirjeldamatu room, Jeremia 15:16. Püha vaimu suveräänse juhatuse läbi tõmbus mind imetlema Jeesus Kristuse armu ja evangeeliumi sügavaid salatusi. Iga päev sai võimaluseks elada tänulikkuses, kogedes Jumala armu rikkust. Tundus, nagu pühakiri oleks mu ees ellu ärganud, otse kui ilus Jumala käe läbi loodud lugu. Olen täis suuri emotsioone. Kui Jumala mulle aastakümnete jooksul osaks saanud armu jäädvustavade tuhmunud käsikirjade sisu on ümber korraldatud, täiendatud ja trükitud. Raamat aitab lugejatel oluliselt mõista autori ühtset ideoloogiat. Räägitud sõnade puhul võib kuulaja kõnelejat valesti mõista, kuid autori kavatsused saab lugejale täpselt edasi anda.
tavaliselt ilma arusaamatusteta. Loodan siiralt, et lunastuse ajaloo sari on aluseks piiblikeskse, konservatiivse reformeeritud usu õige mõistmise arendamisele. Alandliku südamega ühendan käed palves, et see raamat, hoolimata oma puudustest, võiks nii väikestel kui ka olulistel viisidel panustada Korea kristluse ajalukku. Olgu see ka abiks juhiseks lugejatele, kes armastavad Jumalat ja igatsevad tema sõna sügavamat mõistmist. Lõpetuseks avaldan siirast tänu ustavate käte eest, kes on aitanud minu käsikirju korraldada ja toimetada, taludes sünnitusvalusid, mis sarnanevad sünnitusvaludega. Jumal vabastas iisraellased Egiptusest ja juhatas nad maale, mille ta valis Hesekel 20:6. Samamoodi on taevariik, maa, mille Jumal valis enne maailma rajamist, valmistatud kõigile pühatele, Matteuse 25:34. Ma siiralt loodan, et kõik kirikud üle maailma Kristuse ihu saavad üle patu raevugatest tõusutest ja säilitavad usu, et nad saaksid siseneda Jumala poolt ettevalmistatud igavesse taevariiki. 2. Timoteosele 4:7. Auväärne Abraham Park, Jeesuse Kristuse ihu tähtsusetu liige, ränduri teel taevasse. 3. oktoober 2013. Esimene osa, lepingute KESKME, TORVIKULEPING. Esimene, Moosese raamatu 15. peatükis üksikasjalikult kirjeldatud tõrviku leping on sügav tunnistus Jumala väest ja ustavusest, ilmutades tema vangumatut pühendumust oma rahvale. See leping, mis ratifitseeriti aastal 2082 enne Kristust, kui Abraham oli 84-aastane, sai oma nime elava kujundi järgi leegitsevast tõrvikust, mis läbis Abrahami lõigatud ja Jumalale ohverdatud loomade tükke. Esimene, Moosese 15:17. Tol ajal lõikasid iidse lähis, itakompe kohaselt lepingu sõlminud pooled looma pooleks ja asetasid tükid teineteise vastas. Seejärel kõndisid mõlemad pooled tükkide vahel, mis tähendas, et lepingut rikkuvat poolt ootab sama saatus kui ohverdatud looma. Jeremia 34:18. Selles ainulaadses lepingus ei liikunud aga tükkide vahelt mitte Abraham, vaid leegitsev tõrvik, Jumala kohaloleku ilming. See sügavalt sümboolne tegu näitas, et leping sõltus täielikult Jumala ustavusest ja suveräänsusest. Läbi tükkide lugedes kinnitas Jumal võimsalt oma muutumatut tahet ja absoluutset pühendumust täida Abrahamile antud lubatused, Jesaja 10:17. Tõrviku lepingu ülestähendus hõlmab aega alates selle kinnitamisest Abrahamiga kuni tema järeltulijate naasmiseni Kaananisse 4. põlvkonnas. Esimene, Moosese 15:16. See käsitleb olulisi sündmusi lunastusperspektiivist, nagu orjus Egiptuses, väljaränne ja sisenemine Kaananisse. Tõrviku leping on kõigi piibellike lepingute seas keskne leping, kuna see kehastab Jumala imelist juhtimist lunastusajaloos. Esimene peatükk, TORVIKULEPINGU tähtsus. 7 Abrahamiga sõlmitud lepingut. Jumal käskis Abrahamil, mine omalt maalt, oma sugulaste seast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Esimene, Moosese 12:1. Abrahamil paluti katkestada sidemed oma sugulaste ja kodumaaga ning kõigega, mis oli tema elu 75 aastat toetanud. Ta pidi täielikult lootma ainult Jumalale ja alustama otsast peale. Abraham lahkus oma kodumaalt 2 korral. Esmalt lahkus ta Kaldea Uurist oma isa Terahi juhtimisel, enne kui asus ajutiselt elama Haaranisse, Apostlite teod 7:2. Seejärel, pärast esialgset Urist lahkumist,
lahkus ta Haaranist, kus ta elas aastaid, Apostlite teod 7:4. Abraham oli 75 aastat vana, kui ta lõpuks Haaranist lahkus, 1. Moosese 12:4. Kui Abraham valmistus lahkuma oma maalt, sugulastelt ja isakojast, hakkas Jumal talle lubatusi andma. Ta kinnitas oma lepingud Abrahamiga 7 korda. Järgnevalt on need lepingud üksikasjalikult kirjeldatud. Esiteks, aastal 2091 ega kutsus Jumal Abrahami Haranist ja andis esimese lubaduse. Kui ta oli 75-aastane, 1. Moosese 12:1. Kui Jumal kutsus Abrahami teist korda Haranis, lubas ta, maa, mille ma sulle näitan, 1. Moosese 12:1. Ta lubas teha Abrahamist suure rahva ja ütles talle, et temast saab õnnistus, 1. Moosese 12:2. Kuuletutes Jumala kutsele Haaranis, lahkus Abraham oma isa Terahi majast. Usu läbi rändas ta maa poole, mille Jumal talle näitas, et saada see pärandiks, teadmata, kuhu ta läheb, heebrealastele 11:8. Teiseks, aastal 2091 enne Kristust lubas Jumal Abrahamile esimest korda Kaananimaa Sekemis. Ta oli 75 aastat vana, 1. Moosese 12:7. Lõpuks jõutis Abraham Kaananimaale ja läbis maa kuni Sekemi kohani, Muur-Tammeni, 1. Moosese 12:5. Sel ajal lubas Jumal Abrahamile, sinu järeltulijatele ma annan selle maa, 1. Moosese 12:7. See oli esimene kord, kui Jumal osutas konkreetselt maale, mille ta Abrahamile annab. Vastuseks ehitas ta sinna altari Issandale, kes talle oli ilmunud. Pärast seda läks Abraham Beetelist ida pool asuvatesse mägedesse ja lõi sinna oma telgi üles. Beetel asus läänes ja Ai idas. Ka seal ehitas Abraham Issandale altari ja hüüdis appi tema nime, 1. Moosese 12:8. Iga kord, kui Abraham oma telki liigutas, palvetas ta siiralt, tänades Jumalat, et ta oli teda siiani juhtinud ja usaldanud edaspidise teekonna täielikult tema juhtimisele. Abraham jätkas rännakut Sekemist lõunasse, kuni maad tapas ränk nälg, mis sundis teda Egiptusesse reisima, 1. Moosese 12:9. Seal koges Abraham ränga kannatust. Egiptuses viibites kartis Abraham egiptlasi oma naise Saara ilu pärast. Ta ütles talle, kui egiptlased sind näevad, siis ütlevad nad, see on tema naine, ja nad tapavad mind, aga sind jätavad nad elama. Ütle palun, et sa oled mu õde, et mul sinu pärast hästi läheks ja et ma sinu pärast elaksin, 1. Moosese 12:11. Nagu Abraham ootas, nägid egiptlased Saara rabavat ilu ja Vaarao ametnikud märkasid ning kiitsid teda. Selle tulemusel võttis Vaarao Saara oma paleesse, 1. Moosese 12:14. Vaarao kohtles Abrahami hästi ja andis talle lambaid, veiseid, eesleid, kaameleid ja sulaseid, 1. Moosese 12:16. Abraham pöördus tõotatud Kaanani maalt ära ja rändas Egiptusesse, sest tema usk Jumala lubatusse oli kõiguma löönud. Kui aga tema naise puhtus oli ohus, lõi Jumal Vaaraod ja tema kodakondsust ränga katkuga. Seetõttu saatis Vaarao Abrahami koos ta naise ja kogu varaga minema, 1. Moosese 12:17. Jumala suverään kaitse tagas tõotatud, pühitsetud järglase sünni tema kaudu. Kui Abraham Egiptusest naasis, rändas ta tagasi paika, kus ta telk oli alguses olnud, Beeteli ja Ai vahele, paika, kuhu ta oli esmalt altari teinud,
ja seal hüütis Aabram appi issanda nime. Esimene Moosese 13:3. Kolmandaks, aastal 2083 kinnitas Jumal oma lubatust Kaananimaa kohta ja andis ka lubatuse Aabrahamile Hebronis järeltulijate kohta. Aabraham oli 83 aastat vana. Esimene Moosese 13:15. Kui Aabraham ja tema vennapoeg elasid Peedeli ja Ai vahel, kasvas nende vara nii suureks, et nad ei saanud enam koos elada. Lot kolis Jordaani äärse maa poole ja nad lahkusid. Esimene Moosese 13:5. Pärast lahkuminekut kordas Jumal oma lupatust Kaananimaa kohta ja andis ka lupatuse oma järeltulijate kohta. Esimene Moosese 13:14. Pärast esimene Moosese 13:10. peatükis antud lupatuse saamist liigutas Aabraham oma telki ja jõudis Mamre tammite juurde, kus ta ehitas issandale altari. Esimene Moosese 13:18. Esimene Moosese 13:10. peatüki sündmused leidsid tõenäoliselt aset aastal 2083 enne Kristust, kui Aabraham oli 83 aastat vana. Esimene Moosese 14:1. see on nii, sest järgmine peatükk, esimene Moosese 14:1. algab sissejuhatusega sel ajal ja esimene Moosese 15:1 algab sõnadega pärast neid sündmusi. Need algused viitavad sellele, et esimene Moosese 13:10, 14:10 ja 15:10. peatüki sündmused leidsid aset umbes samal ajaperioodil. Esimene Moosese 14 kirjeldab sel ajal aset leidnud ulatuslikke sündmusi, 4 idapoolse kuninga liitu, 6 Kaanani hõimu hävitamist ja lahingut 5 Kaanani kuninga vastu. Hebron tähendab sõber, liit ja asus Jeruusalemmast 30 kilomeetrit ehk 19 miili lõunas. Seda kutsuti ka Kirjat Arbaks, mis tähendas Arba linna. Joosua 14:15. selles linnas elasid suurimad anaklased, Arba rahvas. Neljas Moosese 13:22. Makpela koopas, kuhu maeti Aabraham ja Saara, Iisak ja Rebeka ning Jaakob ja Lea. Asus Hebronis. Esimene Moosese 23:1. see oli ka linn, kus Saamuel võidis Taaveti kuningaks ühendatud kuningriigi ajastul. Teine Saamueli 5:1. Taavet valitses ka Juuda suguharu üle 7 aastat ja 6 kuud Hebronis, esimeses pealinnas. Esimene Kuningate 2:11. Neljandaks, aastal 2082 enne Kristust kinnitas Jumal oma lubatusi järeltulijate ja Kaananimaa kohta Hebronis tõrvikulepingu kaudu. Abraham oli 84-aastane. Esimene Moosese 15. pärast seda, kui Abraham sisenes Kaananimaale ja elas Hebronis, puhkes suur sõda. See sõda oli lahing 4 idapoolse rahva ja 5 kaananlaste rahva vahel. Tähistades esimest piiblis mainitud riikidevahelist liitlaskonflikti, esimene Moosese 14, piibel alustab tõrvikulepingu lugu fraasiga pärast neid asju. Esimene Moosese 15:1. see algus näitab, et issand külastas Abrahami ja kinnitas lunastusajaloo kõige olulisema lepingu, tõrvikulepingu, pärast. Esimene Moosese 14 sündmusi. Sel ajal tuli issanda sõna Abrahamile nägemuses ja ta kuulis häält ütlemas: ära karta, Abram, mina olen sulle kilbiks, sinu palk on väga suur. Esimene Moosese 15:1. Jumal lubas Abrahamile järeltulija. Esimene Moosese 15:1. ta kuulutas: kes sinu ihust väljub, see saab su pärijaks. Esimene Moosese 15:4.
samuti kinnitas ta oma lubatust Kaananimaa kohta. Esimene Moosese 15:7. Tõrvikuleping oli prohvetlik ilmutus sellest, mida Abrahami järeltulijad paratamatult kogema pidid. Ajavahemik algab hetkest, mil Jumal ratifitseeris Abrahamiga lepingu, kuni ajani, mil tema järeltulijad Kaananisse naasevad. Päeval, mil leegitsev tõrvik läbis ohvri jagatud tükke, andis Jumal Abrahamile konkreetse lubatuse Kaananimaa kohta, kuulutades: sinu järeltulijatele ma annan selle maa Egiptuse jõist kuni suure jõini, Eufrati jõini. Esimene Moosese 15:18. Jumal mainis ka 10 suguharu, kes elasid selle maa piires, põlisrahvaid, keda iisraellased pidid tulevikus alistama. Esimene Moosese 15:19. Viiendaks, aastal 2067 enne Kristust kinnitas Jumal Hebronis ümberlõigamise lepingu, kui Abraham oli 99 aastat vana. Esimene Moosese 17:9. Ümberlõikamisest sai märk lepingust Püha Jumala ja Iisraeli rahva vahel. 4:11. Enne ümberlõigamise nõudmist sõlmis Jumal Abrahamiga ja tema järeltulijatega igavese lepingu, öeldes: mina teen lepingu enese ja sinu ning su järeltulijate vahel põlvest põlve igaveseks lepinguks, et olla sulle ja su järeltulijatele pärast sind Jumalaks. ma annan sulle ja su järeltulijatele pärast sind maa, kus sa voorana elad, kogu Kaananimaa igaveseks omandiks ja ma olen neile Jumalaks. Esimene Moosese 17:7. Kuuendaks Jumal kordas lubatust Iisaki sünni kohta Hebronis. Esimene Moosese 18:10. Pärast seda, kui Jumal oli Abramile, üleva isa, andnud nimeks Abraham, rahvahulgate isa, ja tema naisele Saaraile, armuge: mu printsess, nimeks Saara, rahvaste ema, ütles Jumal Abrahamile, et annab talle Saara kaudu poja. Esimene Moosese 17:15. Hiljem ilmus Jumal Abrahamile Mamre tammiku lähedal ja lupas taas, et tema naise Saara kaudu sünnib Iisaki. Esimene Moosese 18:1. Esimene Moosese 18:10 ütleb: ma tulen kindlasti su juurde tagasi järgmisel aastal sel ajal ja vaata, su naisel Saaral sünnib poeg. Ja Saara kuulas telkiukse juures, mis oli tema taga. Esimene Moosese 18:10. Jumal kinnitas ka oma lubatust, öeldes: Abraham saab kindlasti suureks ja vägevaks rahvaks ning temas õnnistatakse kõiki maailma rahvaid. Esimene Moosese 18:18. Seitsmendaks, Abraham sai lõpliku kinnituse kõigi lepingute kohta pärast seda, kui ta oli Piir-Sepas elades Iisaki ohvriks toonud. Esimene Moosese 22:15. Kui Abraham oli 99 aastat vana. Esimene Moosese 17:1 lahkus ta Hebronist, kus ta elas peaaegu 20 aastat. Esimene Moosese 13:18. Ta kolis lõunasse ja elas Geraris, öömajas, Kaadesi ja Suuri vahel. Esimene Moosese 20:1. Gerar oli linn, mis asus Vahemere ranniku lähedal, Gazast lõunas. Esimene Moosese 10:19 ja mida valitses Abimelek. Esimene Moosese 20. Juuta lõunakuningriigi kuningas Aasa ajas kord Etioopia armeed taga kuni Gerarini. Teine Ajaraamat 14:13. Gerar asus Kaadesi ja Suuri vahel. Esimene Moosese 20:1. Kaates, püha paik, asus umbes 80 kilomeetrit, 50 miili, Piir-Sepast lõunas, Võga 4. Moosese 20:3 ja Suur, linnamüür, asus Kaananimaa lõunaosas.
Egiptuse kirtepiiri lähedal, võka 2. Moosese 15:22. Lepingu kaudu Gerari kuninga Abimelegiga sai Abraham Pir, Sepa kaevu alalise omandiõiguse, 1. Moosese 21:22. Arvestades, et Abraham elas palju päevi vilistite maal, 1. Moosese 21:34. Paistab, et ta elas Geraris ja asus seejärel elama lähedal asuvasse Pir, Sepasse. Abraham elas Pir, Sepas ajal, mil ta Iisaki ohvriks tõi, ja ta elas seal ka pärast seda, 1. Moosese 22:19. Abraham ohverdas Iisaki ohvriks Moria mäel vastavalt Jumala käsule, 1. Moosese 22:1. Pärast seda katsumust kinnitas Jumal lõplikult kõik lepingud, 1. Moosese 22:15. Abrahami järeltulijad said väga palju, nii et neid oli sama palju kui tähti taevas ja liiva mere ääres, 1. Moosese 22:17. Tema sugu vallutas oma vaenlaste väravad ja selles suguvõsas õnnistati kõiki maailma rahvaid, 1. Moosese 22:18. Jumal sõlmis Abrahamiga kõige rohkem lepinguid. See rõhutab Abrahamiga sõlmitud lepingute tohutut tähtsust lunastusajaloos, kuna nende sisu moodustab lunastusajaloo tuuma. Kogu Iisraeli ajaloo vältel, Egiptuse orjuse, Egiptusest väljarände, Kaanani vallutamise, monarhia perioodi ja isegi pakenduse ajal, otsisid iisraellased Jumala armu ja abi, mis põhines tema lepingul Abrahamiga, Nehemja 9:7. Lisaks pidas Jumal meeles Abrahamiga sõlmitud lepingut ja viis vastavalt sellele läbi oma lunastustöö, Luuka 1:72. Kõigi lepingute keskmes on leping Abrahamiga ja Abrahami lepingu keskmes on tõrvikuleping. Teoloog Erich Sauer märkis tõrvikulepingu keskset rolli lunastusajaloos, öeldes: päästeajaloo seisukohast on see Vana Testamendi kõige olulisem leping, 1. Moosese 15:9. Tõrvikuleping lubas Iisraeli järeltulijate ja neile lubatud maa taastamist. Samal ajal ennustas see vaimseid iisraellasi ja nende sisenemist Jumala ootatud kuningriiki. Selle raamatu autor on Abraham Park. Abraham Park oli tunnustatud maailmatasemel teoloog, kellel oli märkimisväärne pastoraalne vaimsus. Ta oli pühendanud kogu oma elu palvele ja pühakirjale. Olles lugenud piiblit üle 1800 korra, kogu oma eluaegse teenistuse jooksul oli ta tõeline pastor, kes armastas kirikut ja kogutust nagu oma lapsi. Tema päevakava koosnes 2-tunnistest palvetest ja 3-tunnistest piiblilukemistest, samuti pitevast jutlustamisest ja evangeliseerimisest. Veendunud veendumusega, et surramine on elamine, andis ta oma parima oma palveelus Jumala poole 3 aastat, 6 kuud ja 7 päeva sügavates mägedes. Kui päike loojus, ei teinud ta muud kui palvetas. Kui päike tõusis, ei teinud ta muud kui lukes piiblit. Siis, lõpuks, paistis talle üksainus armukiir. Püha vaimu võimsa valguse ja Jumala armu läbi avanesid piiblitstseenid tema silme ees panoraamina. Need tseenid kirjutati suurtele noolejuurelehtedele, mis seoti oksaga kinni. Hiljem kirjutati need ümber paberile, mida osteti iga paari kuu tagant mäe jalamil asuvast külast. Nii algasid Abraham Pargi jutlused. Paljud inimesed on Abrahami Pargist vaimustuses järgmiselt. Kuidas saab inimene armastada nii paljusid inimesi? Kuidas saab inimene nii paljudele inimestele nii suurt mõju avaldada? Ta on nii töökas, ei puhka kunagi, ta ei laganud kunagi palvetamast.
ta väärib tõelist austust oma pühendumuse eest kirikule ja kogutustele. Tõeline ja ustav Jumala töötegija.